lihtsatest asjadest tuleb alustada. Me oleme Reformierakonna juhtimisel riigina liigume pankrotikursil. Meil on nüüd 5 aastat on täis sellest ajast, kui Reformierakond võimule tuli ja rääkis, kuidas kõik teised on riigieelarve tuksi keeranud, riigi rahanduse tuksi keeranud, riigi majanduse tuksi keeranud ja nemad nüüd tulevad eelarvet sirgeks ajama ja majandust päästma. Ja iga aasta on olnud eelmisest hullem. Iga järgmine aasta on olnud võlg kasvanud, eelarve miinus suurenenud. Järgmisel aastal me läheme rekordmiinusesse ja ükskõik mida reformierakondlased räägivad siin 2020. aastast, kui oli koroona, summaarselt läheme me järgmine aasta suuremasse miinusesse, kui oli koroonaaegne miinus. Kusjuures koroonaaegne miinus oli eelarvesse võetud raha, mille me andsime ettevõtjatele laenuna välja ja suur osa sellest laenust on tänaseks päevaks tagasi makstud, ehk see oli ainult nii-öelda sildfinantseering, mis tegelikku riigivõlga ei tekitanudki. Aga täna me tegeleme jooksva miinusega miljardite kaupa. Selle tõttu esitas, eks ju, meie erakond ainult niisugusi ettepanekuid riigieelarvesse, mis vähendavad kulusid. Ja see jutt, mida meile räägitakse, et kuskilt peab ju riik raha saama ja et ikkagi riik vajab tegevuseks raha ja midagi teha ei ole kulude katteks. Meie riigieelarve on ääreni täis kulusid, mis seal tegelikult ei peaks olema. Ma tulen tagasi selle Rail Balticu kaasfinantseerimise juurde, 170, natuke rohkem kui 170 miljonit, 171 miljonit umbes, meie enda maksumaksja raha, millega siis ehitatakse rahvusvahelist raudteed Häädemeestele, mitte kaugemale, sest lätlased ei ehita raudteed valmis, mille kulu on nii pöörane, et me isegi ei saa aru, kui pöörane see on, mis ei hakka mitte kunagi tulu teenima. Ka pärast seda, kui see raudtee läbi häda ja tohutu võla valmis ehitatakse, jääb see miinusprojektiks aegade lõpuni. Aga seda meile esitletakse mingi investeeringuna. Siis meil on riigieelarves 40 miljonit eurot ette nähtud selle jaoks, et subsideerida päikese- ja tuuleparke. Et siis saaksid puldist rääkida, kuidas see elekter on odav. No ei ole odav, kui maksumaksjalt võetakse ennem 10 miljonid ära. Siis meil on riigieelarves miljonid ja miljonid selle jaoks, et rohepöörde nime all, siis ütleme, looduse kaitsmise jutuga uputada ära tuhandete hektarite kaupa täiesti ilusat korralikku metsa Eestis. Et see on meie riigieelarve ja riigieelarve sisu ja siis meile tullakse rääkima, et ei, kõik see on vajalik riigikaitseks. Nüüd riigikaitse on eraldi skämm. Riigikontroll ütleb, et 700 miljonit maksti kellelegi ära, musta auku tagasigi ei küsitud, keegi ei tea, miks ja kuidas. Mingit võimekust tagasi selle eest me ei ole saanud, lihtsalt 700 miljonit läks. Tundub 700 miljonit. Anneli Akkermann rahanduskomisjoni esimene räägib meile siin, kuidas, et riigil on nii suured kulud, sellepärast, et me tõstame riigikaitse eelarves kulutusi. Ja tõstamegi, riigikaitse eelarvet suurendatakse. Käesoleval aastal arvake ära, kui palju võrra? Sama palju võrra, 700 miljoni võrra. Selle sama 700 miljoni võrra, mis eelmisel aastal läks musta auku, kaduma lihtsalt. Ja siiski, isegi sellisel juhul ei ole see 700 miljonit isegi mitte pool sellest kulust, mida meil järgmine aasta laenu on vaja võtta. Ehk jälle, kui Akkermann ütles meil siin, et lõviosa laenu ikkagi on vajalik võtta sellepärast, et me tugevdame riigikaitset, suurendame riigikaitsekulusid. Lõviosa, eesti keeles peaks tähendama seda, et suurem enamus või suurem osa sellest. Aga tegelikult ei ole isegi mitte poolt. Kui me võtame 1,5 miljardit, võtame laenu, siis see 700 miljonit, mis riigikaitset suurendatakse, ei ole ju isegi mitte poolt sellest. Nii et ei ole lõviosa. Raha läheb, nagu me teame, igale poole ja igale poole tähendab Rail Balticusse, läheb tuuleärimeestele, läheb Ukraina ülevalpidamiseks, läheb, ma ei tea, milleks kõigeks veel, aga mitte sinna, kuhu inimestele räägitakse. Ja sellega nagu üritatakse meile siis jätta muljet, et me teeme see raha on kõik hädavajalik, muidu ei saa riigikaitset teha. See lihtsalt vasta tõele. Nii nagu ei vasta tõele see, et Rail Balticu pealt kokkuhoidmine, Rail Balticu projekti edasise rahastamise lõpetamine kuidagi on võimatu, sest et me oleme välislepinguga endale selle kohustuse võtnud ja nüüd me ei saagi siin Riigikogus enam neid muudatusi teha. See ei vasta lihtsalt tõele.
Ega see, kui rahanduskomisjonis hääletatakse, kas põhiseadus kehtib või ei kehti, ega see ei muuda tegelikult põhiseaduse kehtivust. Tuleb uus koalitsioon ja hakkab neid, mis täna on kuulutatud kõige paremateks eelnõu või parandusettepanekuteks, hääletab need põhiseaduse vastaseks. Demokraatia missugune, õigusriik missugune. Kogu see eelarveprotsess on täiesti ahastama ajav. Ja kui me niimoodi veel paar aastat jätkame, siis on meil riik pankrotis lihtsalt. Ja ma ei tea, kelle kaela nad kavatsevad selle ajada, ju vast Martin Helme või Jüri Ratase või Putini või kelle kaela ikka aetakse. Aga minu meelest me oleme jõudnud välja tänasel päeval sellisesse olukorda, kus vahet ei ole, missuguse spinniga, millise ilusa propagandistliku jutukesega tuleb välja Reformierakond või juba ammu ära surnud Eesti 200, mitte keegi ei võta tõsiselt. Mitte keegi ei võta tõsiselt, kui nad tulevad meile rääkima siin maksualandusest. See on kamp, kes on kõiki makse tõstnud ja mitu korda tõstnud. Naerame välja lihtsalt kogu selle jutu, et järgmine aasta on meil siin rahvale jääb rohkem raha kätte, sest me teeme maksualanduse, kedagi ei huvita, teid ei võeta tõsiselt. Mitte keegi ei võta teid tõsiselt riigikaitse valdkonnas. Mitte keegi ei võta teid tõsiselt, kui te siin jõudsute sellepärast, et vaata, aga paljulapselistel peredel see automaks teeb haiget, et nüüd me tulime teile appi. Teie tegite selle valu. Kui te nüüd tulete selle jutuga, et teeme asja paremaks, mitte keegi ei võta tõsiselt. Ühel parteil on 0,% toetust, teisel on 10, midagi protsenti. See ei hakkagi kasvama. Sest kõik maha mänginud. Te kiiremini riigi eestotsast ära kaote, seda parem.